Ülikooli tudeng on kaootilise vastasseisu käigus ühiselamus peaaegu pipragaasiga üle pritsitud. Ja, sind hakatakse kohe pritsima. Josh, heida kohe maha. Jäta mind rahule. Ma võin sinna sisse tulla. Palun, jäta mind rahule. Ja arreteerimine on pärast seda levinud kulutulena selle tõttu, mis järgnes. Tal on Herbiov. Karemes! Lihtsalt ütle õige, viske. See on Inside the Crime, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Elizabeth Milner. Politseinikud ütlevad, et see arreteerimine eskaleerus. Asesõnade kasutamise tõtt selleni, et see õpilane seisis silmitsi 3 süüdistusega, millest üks oli kuritegu. on 5. veebruar 2025. Me oleme Orlandos, Floridas, täpsemalt Kesk-Florida ülikooli kesklinna ülikooli linnakus. Kell on veidi üle 5 õhtul, kui Kesk-Florida ülikooli politseiosakonna ametnikud reageerivad ühes ülikooli ühiselamus teatatud vahejuhtumile. Mis on probleem? Miks te lasete lastel karistuseta pääseda? Nad ei peaks siin olema. Kui sa häält maha ei võta, ma panen sulle käerauad ja viin su Baker Acti alusel psühhiaatri asutusse. Võta häält maha. Provy. Kas sa ähvardad mind? Sa ähvardad mind. Kas sa ähvardad mind? Ma olen närvis. Ma lihtsalt räägin, et end kaitsta. tegeleda varastatud õllejuhtumiga. Mul pole aega kuulata sinu karjumist ja röökimist. Mul ei ole aega pidevalt solvanguid taluda. No kutsume OPD siia alla, sest ma pean selle varastatud sõiduki juhtumiga tegelema. Mida sa OPD all mõtled? Enne kui me edasi läheme, see on see, mida politseinikud oma raportis kirjutasid. Kohale jõudes puutusin kokku Jarrett Vickiga. Vic karjus ja oli vaenulik politseinik Dan Rileyle, põhjustades Union Westi peasaalis segadust, kui ma lähenesin. Tunnistaja George Shane ütles, et Vic käitus vägivaldselt, karjus ja röökis turvatöötaja peale rusikas käes. See käitumine pani inimesed piirkonnast lahkuma. Tunnistaja Daniel Baldwin ütles, et Vic oli enne politseinike saabumist sõnalises konfliktis ja käitus vaenulikult noortegrupiga. Kuigi raportis on õpilaseks nimetatud Jarrett Vic ja kasutatud asesõnu tema meessoost. Kehakaamera videos teadaolevalt eelistab Jarrett tegelikult nime Jay Lee ja kasutab asesõnu tema naissoost. Ja keda teda valesooliselt kõnetati, siis sealt edasi läks kõik ainult hullemaks. Kas me saame teise üksuse, et tegeleda Jay Lee'ga? Siin ta on, tal on närvivapustus. Karames! Lihtsalt ütle õige kästus. Mida sa ütlesid? 7351. 7351. Pane see kohe perandale. Ei, Brian. Sind lastakse kohe spreiga. Ei, lase mind Heida kohe lahti. maha. Heida kohe maha. Jäta mind rahule. Ma võin sinna sisse tulla. Jäta mind rahule. Palun. Okei, kas sa rahuned maha? Ma hakkan karjuma. Mul on vaja seda Ma filmida. ütlen sulle. Hakkan rahunima. Ma ei lase üle keeda. Ma rahunen maha. Ma rahunen maha. Ma rahunen maha, kui sa saad selle pipragaasi mu näost ära. Alfa 7. Jäta mind rahule. Ma olen... Palun, lihtsalt. Pipragaas, Pipragaas palun, sellele isikule lihtsalt kohe lõpeta. peale. Ära suuna pipragaasi minu poole. Ma rahunen maha, kui sa seda teed. Lõpeta. Pritsid, mind. Jah, räägi vaitsemat. Ei, jäta mind rahule. Jäta mind rahule. Kas sa tahad elektrišokirelvaga pihta saada? Ma tahan, et sa jätaksid mind rahule. Sa oled mind eriti halvasti kohelnud. Kui sa tuled, kui Kui sa tuled, siis tule sa oled minu surnud. poole veel. Sa helistad mulle. Sa oled hea Sinu tooma mõistusega. pilvid tänaval välja. Jah, Ma pean, esiteks. ära Ma tapa pean teda kiviga selles. tegelema. Ma pean Ära kivise tapa teda jutuga selles. tegelema. Anna esi Jay Lee. välja. Jaylen. Too late. Ta keskendub mulle. Olgu, lihtsalt näita mulle seda. Olgu. Kas see on 13? Lahku siit. Sina ei ütle mulle, kuhu minna. Kas sa saad lõpetada? Meds. Alfa 73 ülikool. Ma tahan olla Ei, võimeline. täna õhtul on juba liiga hilja. Nüüd on juba liiga hilja. Ta viiakse ära. Karames. Jay Lee. Sa pead lõpetama. Lõpeta. Ta on kinni võetud. Ma lihtsalt tahan temast eemale saada. Ma saan sellest aru. Kuremus, teema. Ütle. Karames. Lõpeta. Segadus. Sa kõditad mind. Lihtsalt ütle, Shay. Alfa 73. Kuat, kas sa palun võiksid neile öelda, et nad kasutaksid õigeid asesõnu? Hallon. Sa tead, et see tekitab mulle palju stressi. Ülikooli turvatöötajad plaanivad võtta Jay Lee vahi alla, kui Jay Lee ei lähe vabatahtlikult. Olgu, nii et ma küsin sinult väga viisakalt. Pane oma asjad maa. Pööra end ringi. Pane käed selja taha. Alfa 70 raigide siia. Nii et see on arreteeritud. Pane oma asjad maha. Küsisimos. Ei. Pane käed selja taha. Ei.
olgu, ma pisin sinult veel ainult ühe korra. Sa võid salvestada nii palju, kui tahad, aga see on juba sellest punktist kaugemale läinud. Meie Sa ajad ootasime, mind närvi. proovisime. See ei ole Ma oluline. lihtsalt küsin. Palun, lõpeta kohe. Me juba proovisime sind aidata, nii et... Sa ei teinud seda. Sa tulid sisse vaenulike kavatsustega. Pane käed üles. Jäta mind rahule. Häida kohe maha. Ära tee seda. Ära Häida tee maha. mulle haiget. Häida kohe maha. Ära tee mulle haiget. Häida kohe maha. See on hea. Viige ta välja. Jätke mind rahule. Jäta mind rahule. Stop! Istu maha. Häida maha. Istu maha. Häida maha. Jäta mind rahule. Abi. Aita mind. Häida Pikali. Tema juurde. Häida Pikali. Heira Pikali. Vaata. Palun, võtke ta maha. Pane käed selja taha. Pane käed selja taha. Ma ei saa. Ma ei saa. Lihtsalt ma kirjutan. Ma lihtsalt tahtsin, tead küll. Tule nüüd. Lõpeta. Härra, palun. Josh. Palun. See on kõik üks. Suur arusaamatus. Ma hakkan teda pritsima. Ei, palun ära pritsi. Ära ütle him. Her. Ogu, her. Ma hakkan teda pritsima. Aitäh. Pane käsi selja taha. Ei. Ja. Ma ei taha sind pritsida. 3. 4, 3, 4, 3. Anna mulle oma käsi. Vähenda vastupanu. Ma vihkan sind. Tule nüüd. Olgu, see on... Kas on mingi võimalus, et ma saan? Ei, anna mulle oma käsi. Anna mulle oma käsi. Mine. Ma lihtsalt... Palun. Ma suudan rahuneda, kui sa lihtsalt annad mulle natuke ruumi. Vaata, mis juhtuma hakkab. 988 kohta. Viide signaalile 15. Ja haiget teha. Pane käsi selja taha. Pane käsi Mul on selja vaja taha. ruumi. Anna mulle oma käsi. Mul on lihtsalt ruumi vaja, palun. Pane oma käsi. Jaylin, anna mulle... Okei, ma kasutan teiserit, kui sa ei tee koostööd. Jaylin. Anna mulle. J-Lee teeb haiget, mees. Lihtsalt anna mulle oma käsi. Ta ei kasuta sinu peale elektrisjokki, kui annad mulle oma käe. Kas sa arreteerid mind? Ei, anna mulle oma käsi. Meil on vaja sinu kätt. Ma ei arreteeri sind. Anna mulle oma käsi. Seekord saad selle jälle kätte. Anna mulle oma käsi. Anna mulle oma käsi. Jäta mind rahule. Anna mulle oma käsi. Jäta mind rahule. Vaata teema. Nägu. Anna mulle käsi. Anna. Mulle oma. Käsi. Mul on vaja peatada. Sain ta jalast kinni. Anna mulle käsi. Olgu, anna mulle käsi. Mul on see käes. Lase lahti. Pane oma randme. Ta lõõvastab, eks? Väga hea. Me saime ta kätte. Nadsed, nad ketta. Ja. Hakkab vastu ja issi. Kes sina oled? Hakkab vastu. Pidin tema vastu teiserit kasutama. Mis see oli, mida see pidi tegema? Alluu. Nüüd ei ole sa veel valmis aku sisse lülitamiseks. Ratas. Kira ümber. Nüüd tõuse püsti. Josh, palun. Põlvili. Ma proovin. Nüüd tõuse püsti. Kas ma saan oma telefoni tagasi? Ma rikkusin selle ära. Sa ütlesid, et sul on tarvis teiserit, eks? Oota korraks. Kas sa tahad? Olgu. Ma olen seotud. Jaa. Jooksma. Kas sa tahad joosta? Shrek. Istu maha. Me kutsume päästeteenistuse sind üle vaatama. Josh? Viime ta lihtsalt autosse. Pane ta minu patrullautos. Ma viin... Mis? Sinuga saab kõik korda. Tule uuesti. Tule, kõik on korras. Aitäh. Josh? Politseinikud arreteerisid Jay Lee ja esitasid talle süüdistuse väärteos, ametnikule vägivallaga vastuhakkamises. Samuti esitati talle süüdistus raskes kuriteos, rünnakus korrakaitseametniku vastu. Tema arreteerimisraporti kohaselt ohvitser Riley käskis Vikil panna käed selja taha ja käskis ta raudu panna.
Ma proovisin kinnitada Viki vasaku käe käeraudadega. Sel hetkel muutus Vic vägivaldseks, tõmmates end lahti ohvitseride katsetest teda kontrolli alla saada. Kui ma panin käerauda Viki vasakule käele, tõmbas ta end lahti, püüdes mõlema ohvitseri kontrollist vabaneda. Sel hetkel üritas Vic mind rusikaga lüüa. Astusin koos ohvitser Riley abiga sammu tagasi. Me juhatasime ta vastu seina. Kui ta oli seina vastu surutud, lõi Vic jalaga ja tabas mu vasakut põlve. Seejärel lõi Vic veel kord ja haaras mu raadiohtmest, püüdes seda mu vestilt ära rebida. Viime su kaasa, ära tõmba teda, Jack. Muidugi olen ma vihane. Ma soovin, et oleksin saanud ausa kokkuleppe. Ma vihkan sind, Nikon. Ma vihkan sind. Sina eskaleerisid selle. Sa ei pidanud pipragaasi välja võtma. Sa ei pidanud mind edasi valesti soostama. Sa teadsid minu puttereid ja sa panid tööle. Ma teen selle ära. Tugevam, kui ma arvan, et on teed. Palun astuge sisse. Vaata pead. Ära lükka mind. Kas su kaamera on kogu aeg sees ja kõik see värk? Jah, minu oma oli ka. Okei. Ma mõtlen, ma tulin sisse. Ma arvasin, et keegi septembril on võit. Sest ta läks turvatöötajate peale närvi. See on kõik, mis ma tegin. Ma ütlesin talle, et rahuneks. 47, Ida Robinson 47. Kui palju magnooliaid on iga probleemi jaoks piisab? Ma ütlesin talle, et ta peetakse kohe kinni. Ta ründas mind niimoodi. Hoia pipragas väljas. Ja ma arvan, et sul on parem laiali minna. Nagu nemad usas aega nagu oma postitajad edasi. Nii et me peame sellega ikka veel tegelema. Kas Mike Uso on siin? Ma arvan, et ta tuleb siia. Ta on kuningas. Ta. Unustasin, kes see on. Võib-olla on mul Mike Uso. Siis sain ta kätte ja panin talle käeraua peale. Ja kui me jõudsime, ma arvan, et nad üritavad seal vanas midagi kätte Kui sa pidid spreid kasutama, kas ei sa ütlesid, et ta hüppas su peale? Olgu. Jah. Ja et kui ta tuli, kui ma proovisin teda rahustada, siis ta hakkas närviliselt minu poole liikuma. Ja ma ütlesin, et ma pritsin sind. Siis ma võtsin spreipurgi välja. Olgu. Kõik teised hakkasid aala puhastama. Ma proovisin teda rahustada. Ma lasin isegi Joshil temaga rääkida. Ta ei rahunenud maha. Ma ütlesin talle, et kui ta... Täna läheb ta autosse. Kui ta ei tee seda kuradi massi ära, siis on väga hea. Lõpuks, ühel hetkel ma ütlesin, kuule, on juba liiga hilja kõige jaoks. Pööra ümber, pane käed selja taha, proovi teha seda võimalikult rahumeelselt. Ja pani edasi vastu. Haarasin temast kinni ja siis läks rüseldaks. Nii, et kui ma haarasin reilist, sain ühe käe kinni ja panin sellele käeraua külge, aga kui me üritasime seda tema selja taha kinnitada ja teist kätt ümber saada... Ta pööras end ümber ja virutas minu suunas rusikaga, okei? Kas ta tabas sind? Kui ta tabas? Ma ei tundnud seda. Jah, tema ei tundnud. Ma mõtlen, ta proovis, aga mina tundsin. Ma tegelikult ei mäleta sinu nime, aga... oli see, et haarasin tal jalgades kinni. Aga siis ta haaras mikrofoni, nagu näete. See on täiesti välja venitatud. Ta haaras mu mikrofoni ja üritas selle ära rebida. Ja nagu ma ütlesin, ta jätkas. Ja siis, kui me ta teise lifti vastu surusime, lõi ta jalaga. Siit see baasmind. Olgu. Ta lõi mind jalaga. Ja siis me proovisime teda kätte saada. Ja nagu ma ütlesin, me lihtsalt rüselesime temaga edasi-tagasi. Kuni me lõpuks aga asi on selles. Asi, mille peale mõelda. Kas ta tuleks sundkorras psühhiaatrilisele hindamisele saata või tuleks ta viia vanglasse? Ma mõtlen, nad saavad seda teha vanglas. Okei, sest ta vajab hoolt. Midagi on valesti. Ja ta ei saa kindlasti olla tavavangidega koos. Nad hävitavad ta. Ei, nad panevad ta. Ei, selles antud juhul, selle konkreetse isikuga. Nad ilmselt panevad ta teiste ebaõnnestumise juurde. Niipea, kui ta meie juurest välja saab. Ma hindan, et sa tulid. Aga jah. Millal sa siis täpselt tulid? Olin garaažis ja siis kuulsin kutset, et hei, meil on korrarikkuja. Kas ma saan lisajõude juurde kutsuda? Nii et ma tõin selle siia ja parkisin. Ma läksin sireeniga, sest see kõlas nagu oleks midagi suurt juhtumas. Kõndisin sisse. Ma ütlesin, et tal oli ta pipragaasi ähvardusel. Ja siis ta oli nagu, tead küll, ja ta ütles, et olgu, nüüd pannakse sulle käerauad peale. Siis ma võtsingi oma käerauad välja. Nagu ma ütlesin, ta ei teinud koostööd. Me ütlesime talle mitu korda, kuule, pane käed alla. Pane käed selja taha. Mida ta sel hetkel tegi, kui asi jõudis pipragaasini? Kas sa mäletad? Tall oli prune, pabercut oma telefoniga. Ja tead, ta tõmbus kössi, ta taganes. Ja me ütlesime, ei, sa pead panema käed selja taha. Pane käerauad peale. Ja nii nagu me ulatame käed, ta läheb ta pressib end läbi jah? Läbi pöördvärava, läheb garaaži. Ja siis me haarame ta kinni. Ja Riley haaras ta ühest käest kinni, mina sain ta kätte, panin käerauad peale ja siis ta tõmbas käe endaligi ja hakkas meist eemale tõmbama. Ja siis, nagu ma ütlesin, hakkasime liftide juures rabelema. Me peame seda tegema. Ma mõtlen, et ta käitub ka korratult, nii et me peame saama tunnistused inimestelt seespoolt. Jah, ma räägin turvamehega. Kuna arreteerimisel kasutati jõudu, pidid politseinikud koguma ka tunnistajate ütlusi. Tere! Hei! Ma olen ohvitser Santos. Ma ei taha teid segada, kui te võileiba teete. Kas te juhtusite nägema, mis siin umbes 20-30 minutit tagasi juhtus? Vähemalt seda, kus see alguse sai. Ja mees. See algas. Kas sa saad oma võileiba lõpetada ja siis? Lihtsalt räägi minuga, kui sul on võimalus. Hästi. Hei, ma hindan seda.
Vinge. Kuule, lihtsalt sinu vaatenurgast, enne kui see algas, kui vastasseis algas, mis siis edasi juhtus? nii. Ma arvan, et see mees, ma tean, et ma ei olnud siin, eks? Nii et minu arusaamise järgi algas see kõik Subways sees või nad tellisid Subways. See ei alanud Subways, see algas otse siin, otse nende uste ees seal. Ideaalne. Nii et mis juhtus, oli see, et siin olid mõned lapsed. Ja lapsed tegid mõningaid märkusi olgu. Jaa. Tal juhtus minu korrusel vahejuhtum, mida ma paar nädalat tagasi pealt nägin. Kus olukord oli enam-vähem sama. Ta oli liftis nende tüüpidega. Selle juurde ma jõuan. Ja me lihtsalt veendume, et räägime õpilasest, mitte õigelt. Konkreetselt on olnud juhtumeid teie korrusel, millest te olete teadlik ja täna oli. Selles piirkonnas toimus kindlasti vahejuhtum, milles olid seotud teine lastegrupp ja tema. Nii et need olid nooremad lapsed. Keda ta jäidib? Nii et neil pole tegelikult filtrit. Olgu. Ja mida ma tean on see, et ükskõik mis võib ta endast välja viia. Olgu. Ja ta usub, et kõik on nagu tema vastu. Tema vastu. Selle tõttu on ta väga Vaenulik kõigi suhtes. Olgu. Ma olen varem proovinud temaga liftis rääkida, aga ma ei saa temalt eriti mingit reaktsiooni. Ei mingit head tunnetega. Mis lõpuks juhtus oli see, et kui need lapsed hakkasid märkusi tegema, siis ta loomulikult reageeris neile vastu. Ja kui ta neile vastu reageeris, muutus ta järjest agressiivsemaks. Ja lõpuks muutus ta laste suhtes agressiivseks. Kuidas sa ütleksid, et ta oli agressiivne? Kas ta karjus? Kas ta lükkas neid? Siis on see sama asi, mida ta tegi esimesele politseinikule siin. Ta nagu sööstab sinu poole. Olgu. Ja ta muutub väga agressiivseks, tuleb sulle väga lähedale, nagu oleks kohe löömas või tahaks sulle haiget teha. Ja siis ta hakkab tõmblema. Ja agressiivseks. Ja see pani noored välja jooksma. Nii et nad jooksid välja? Ja noored jooksid karjudes välja. Sest loomulikult me ehmusid. Ja siis ta hakkas pendima. Ära. Tuli turvamees. 223 537, 1018 250. Vabandan selle pärast. Ära selle pärast muretse. Vabandust, ma katkestan siin korraks. Kui ta tegi selle tõmbleva liigutuse, kas tal olid käed rusikas? Ta astus kellegi isiklikku ruumi umbes nii? Jah, seda ta tavaliselt teeb. Seda ta tavaliselt teeb? Iga kord, kui ta saab. Agressiivseks, siis teeb ta nii. Ja ma tean, et tal oli midagi käes, kui see juhtus. Sain aru. Nii et ta hoidis midagi käes. Kas sa tead, kas see oli tema telefon? Ma arvan, et see oli nagu kott. Lihtsalt kott, okei. Mida viseli? Mingi toit. Aga ta kindlasti tegi, tead, nagu ta hakkaks võitlema. Päris suure hulga noorukitega. Tema on alati see, kes teeb esimese liigutuse. Sain aru. Ja see juhtus minu korrusel. Ta ajas mõned kutid liftist välja ja käitus täpselt samamoodi. Okei. Mis siis edasi sai? Ja siis, kui need tüübid välja jooksid, hakkas ta karjuma, sest ta oli kõigest väga frustreeritud. Ja siis hakkas ta siia poole pendima, siis tuli see turvamees ja peatas ta. Tema? Olgu. Ta nägi ka kogu asja pealt. Lahi. Nii et sa võid temaga rääkida, kui sa ei ole veel juba rääkinud. Ja nii ta läkski. Ta tuli siia ja hakkas minuga rääkima. Umbes nii. Kuule, sa ei tohi seda teha. Ma olen kindel, et sellised asjad juhtuvad, aga... Ei, nad ei ole mulle selle kohta vastanud. Sa ei saa, nii et hakkas talle ütlema, et sa ei saa seda teha. Ja, ta tuli siia temaga rääkima. Ja siis nad rääkisid oma vahel. Ta lustas. Ta hakkas jälle agressiivseks muutuma, sest üks... Tal on kehtiv ID-kaart ja negatiivne tulemus. Samaga? Olgu. Nagu varem, ma arvan, et see oli tol ööl seal. Ta tuli minu korrusele ja üritas teda ümber veenda. Nii vägivaldne. Ma arvan, et see muutus siis tema suhtes vägivaldseks. Nii et ta taas tõstis häält selle turvatöötaja peale. Ja siis oligi see hetk, kui esimene politseinik. Joshua tuli sisse. Ja kui esimene politseinik tuli sisse, turvamees astus tagasi. Ja siis oli see lihtsalt vestlus tema ja esimese politseiniku vahel. Esimene politseinik oli natuke pikem kui mina, jässakas. Pearly, politseinik Riley, punased juuksed. Jah, ma olen teda siin varem näinud. Ja tema oli... Tal olid käed niimoodi all, ma olen üsna kindel. Ovitser, okei. Ta lihtsalt rääkis temaga, püüdis talle öelda, et ta peab rahunema. Ja siis hakkas ta käituma. Siis hakkas ta natuke rohkem ärrituma. Olgu. Ja siis mulle meeldib see muusikatermin. Äkki on somas. See loob, see maalib pildi. Ja nii ta jälle hakkas häält tõstma, muutus vägivaldseks ja hakkab järske liigutusi tegema. Ja russikaid kokku suruma. Ja siis tegi ta esimese järsu liigutuse politseiniku suunas. Kui sa ütled esimene järsk liigutus, mida sa selle all mõtled? Ma mõtlen, kas ma võin teile näidata. Jah, muidugi, näita mulle. Mul pole midagi selle vastu. Lihtsalt ära päriselt mind löö. Ma kavatsesin seda nii teha. Lõhi. Ja siis ta lihtsalt tegi niimoodi äkilise liigutuse. Ja ma kujutan ette, ja astub edasi ning politseinik taganeb. Ta võtab oma pipragaasi. Olgu. Ja siis, kui ta nägi, et siin on tegelik koht, et ta ei saa politseinikku ähvardada, siis ta alustas. Ta hakkas taganema. Ta ütles ei. Ja siis ta jätkas vaheldumisi ei, jäta mind rahule. Ja siis ma vihkan sind. Ta ütles F-sõna. Olgu. Ja siis see liikus siia poole, nii et ma kaotasin ta silmist. Ja nii pidin ma tegema võileiva, nii et... See on arusaadav. Nii et alustame. Nii et sa nägid kõike kuni selle hetkeni, mil sa tegid võileiva, eks?
iidselt, et siin minu kaamera jaoks kokku võtta vahetult enne seda juhtumit politseinikuga. Sa said aru, et sellel mehel on võib-olla mingi vaimse tervise probleemid. See on alati olnud väga agressiivne, vabapinges ja ta arvab, et kõik on tema vastu. Vahetult enne seda. Ja turvamees liitus, seal oli grupp, mis tundus olevat noorukid, kes lihtsalt pildusid kõvasti solvanguideks. Mingil hetkel võisid nad rääkida sellest isikust. Ei ole päris kindel. Isik märkas seda ja hakkas nende peale karjuma ning tegi agressiivseid liigutusi, justkui kavatseks ühte noorukitest rünnata, näiteks talle näkku lüüa, nagu tema poole sööstmine ja muud sellised asjad. Kui see juhtus, sekkus turvatöötaja ja käskis tal veidi tagasi astuda, kuni esimene reageerinud politseinik Riley kohale jõudis. Tee vabaks ja siis see loutus toimus vastasseis, kus ta samuti tegi järsu liigutuse, et minna ja üritada ohvitser Rileyt lüüa. Ja ohvitser Riley võttis välja oma pipragaasi ja tegeles selle isikuga. Ja siis jätkasin sealt, tean, et mu kaastööline nägi pinki ja kahvi seal. Ja siis ma tegin võileibu, ma kuulsin, kuidas teiser 2 korda käivitus. Liigun siia poole. Kas nad tõesti lasi talle pipragaasi? Ma ei tea. Siis ütleme, et ei. Ütleme, et ei. Ma ei usu, et ta tegi. Ta ävardas, aga mees taganes, kui ta ähvardas. Ütlen nii, kui pipragaas oleks täiku läinud, ei oleks meist teegi sellest läbi saanud. Sellest. Nii et ma olen. Eeldades, et see polnud nii, olen varem pipragaasi saanud ja see on Tempe 26 ülikool Q, Florida 29 koopia. Töötajale, kes oli alguse tunnistajaks. Mis oli sinu seotus sellega, kui sa tegelikult esimest korda? Ja ma arvan, et kinnisvarahaldur. Kas ta oli kunagi nagu... Jay Lee on kogu aeg olnud täielik õudusune nagu. Aga näiteks täna õhtul, just selle konkreetse juhtumi puhul, kas oli mingit pettumust või midagi sellist, mida käsitleti? Sinu suhtes või? Kuulsime karjumise kohta, nii et me tulime alla. Olgu. Kuldavasti keegi Subways võis tema kohta varet sugu kasutada. Ja see ajas asja käima ja siis, kui ma siia alla tulin, Jay Lee oli nurgas ja Riley seisis tema kõrval. Nad olid nagu tema ees. Okei. Jah. Okei. Ja Ted, sis. Kõik hakkas juhtuma seal. Olukord läks lärmakamaks. Ma proovisin sekkuda, et Jayleed rahustada, aga siis Jaylee muutus veel hullemaks. Ja siis ma mõtlesin, et olgu, ma ei saa sind praegu aidata, sest nüüd tunnen ma end ebaturvaliselt. Olgu. Ja nii ma tahandusin. Olgu. Sinu tema järgmine pakkumine. Mõned inimesed hakkasid tulema kaamerate ja muu sellisega, nii et ma keskendusin ja sellele ja ma olin lihtsalt nagu, ei saa. Te ei saa mind siin filmida, te peate liikuma. Oota korraks. Põhimõtteliselt räägi lihtsalt seda, mida sa mulle ütlesid oma osalusest ja mida sa nägid. Ja seda tead, sa ütlesid mulle, et sa nägid teda ärritumas ja tundsid end ebaturvaliselt. Jah. Ja on oluline, et sa selle sinna lisad, sest põhimõtteliselt käitus ta korratult. Ja sellepärast tahtis Riley sekkuda, lihtsalt veendumaks, et kõik oleks korras. Ja see oli isegi selleni jõudnud, et ma kartsin sekkuda. Nagu, mida sa saad mulle öelda? Mida sa oled näinud? Ja nii et... Kuidas seda nimetatakse? Nii et tüüp tuli sisse ja siin istus grupp lapsi. Okei. Nii et kui ta sisse tuli, hakkasid lapsed vist naerma. Ja nagu talle ei meeldinud nende naer. Nii et ta küsis, miks te alati minu üle naerate? Ja poisid hakkasid. Kas sulle tundub, et lapsed naersid tema üle? Kas sinu tähelepanekute põhjal või mitte? Ma ei tea, kas nad naersid tema üle või mitte, sest nad olid seal umbes minuti ja rääkisid omavahel. Nii et ma ei tea, mille üle nad naersid, aga ma kuulsin naeru. Ja siis ta tuli sisse ja nad hakkasid omavahel vaidlema ning hääled läksid valjemaks. Sellepärast ma tulin sisse, et proovida neid lahutada. Lapsed hakkasid välja minema ja tema seisis nagu. Ta seisis sellega siia poole, näoga laste poole ja pani mõlemad oma joogid lauale. Ja hakkas aksi taga ajama, siis ma haarasin tal kinni ja viisin ta tagasi sisse. Ja kui ma tagasi sisse panin, siis ma helistasin dispetšerile. Olgu. 8090, 90, ja ta ikka 5000. Me ikka veel räägime. Hullumeelsus. Telefon oli valju hääldel. Dispetšer kuulis seal, nii et telefoni oli kuulda. Aga kui dispetšer temaga rääkis, siis tuli politseinik sisse ja siis see oligi hetk, kui politseinik sisse tuli. J.J. Lee vahistamisavalduse järgi tuginedes tunnistajate ütlustele ja Viki häirivale käitumisele ning avaliku korra rikkumisele, mis rikub Florida avaliku korra rikkumist käsitlevat seadust, lisati talle esitatud süüdistuste nimekirja ka väärteo süüdistus avaliku korra rikkumises. Kui J.Lee viiakse Orange'i maakonna vanglasse, väidab ta kindlalt, et ta ei löönud politseiniku jalaga. Nagu see teine politseinik ähvardas mind, see on asi. Tema oli see, kelle jaoks sa ei näinud kogu asja. Olgu, ta pritsis mulle pipragaasi näkku ilma põhjuseta. Kas sa allusid tema käskudele? Mis ma pean alluma? Sest kui sulle antakse seaduslik korraldus, sa pead alluma praegu. Hästi, Preili, sa pead sellest aru saama. Nagu ma ütlesin, sul on õigus. Ma ei näinud kõike. Ma ei näinud. Aga mis siis, kui politsei rikub minu õigusi? Ma lihtsalt olin, kui ta... Ta tõmbas pipragaasi välja. Kas ta käskis sul panna tema? Käed selja taha panna? Ei. Ta ei teinud seda. Ma ei usu, aga mu mälu võib olla. Politseil ei lähe selleks nii kaua aega. Petlik.
ma lihtsalt. Ei, põhjus on selles, et siis lubati tal pipragaasi välja võtta, sest sa keeldusid tema korraldustele allumast. Ma mõtlen, ta lihtsalt tõmbas pipragaasi välja ja ta isegi ütles, et kavatsed mind sellega pritsida. Ma mõtlen, ta alguses ütles, et ta lihtsalt pritsib mind, aga ta ei teinud seda. Ta ei teinud seda. Olgu, aga siis kui ma kohale jõudsin. Olgu, nii et kui ma kohale jõudsin. Aga selleks hetkeks, tegelikult pärast seda hetke, ta juba üritas mulle käeraudu panna. Ja mina lihtsalt proovisin rääkida selle maja juhatajaga, kes oli seal. Ta oli seal ja mina proovisin rääkida. Olgu. Riley segas kogu aeg vahele. Ma proovisin rääkida, ma nagu kasutasin jõulippu. Teatud tüüpi valgud võivad panna mustalt mudelid mässama. Ma ei saa midagi läbi lasta. Ma saan sinu jaoks üle kontrollida. Olgu. Siin on see probleem, mis mul praegu on, eks. Ja ma lihtsalt ei usu, et sa päris mõistad, mida ma praegu öelda tahan. Ma ilmusin kohale ja me käskisime sul lasta endale käerauad panna. Sa tegid seda. Lucid, siis sina hakkasid füüsiliselt meiega võitlema. Sina olid see, sina ründasid mind. Teie ründate. Ma lihtsalt kavatsesin sulle käerauad panna. Ma ütlesin, et me ei olnud, me rääkisime arreteerimisest. Me lihtsalt proovisime ohvitseri turvalisust tagada. See ei ole see, mida mina kuulsin. Olgu, käerauad tähendavad vaistamist. Ei, see ei tähenda seda. Ei, see ei tähenda seda. No, ma ei teadnud. Olgu, sest nagu ma ütlesin, ma ei tulnud tööle. Et vältida arreteerimist. Ma lihtsalt tahtsin võimalust end selgitada ja rääkida tulevikust, olukorrast. Aga nemad ei tahtnud. Aga siis sina. Okay, nii, kui me proovisime olukorda lahendada. Sa jätkasid võitlemist. Mina ei teinud seda. Jah, sa tegid. Aga ta kasutas minu kohta valesid asesõnu kõigis oma küsimustes. Ta lihtsalt ei kasutanud minu kohta õigeid asesõnu. Ja lihtsalt... Oota, meil on kuu mahl. Mul on raske selliste asjadega toime tulla. Ma lihtsalt tahtsin armu. Ja ma ei saanud võimalustki rääkida. Nii et... Kõik see. Vägivald. Nii et... Kõik see siiski. Kõik see. Nii et me läksime siin 0-st 100-ni. Kõik see ilma põhjuseta. Proua, ma ei tahtnud teid täna arreteerida, proua. Proua, ma ei teinud seda. Teie kasutasite kohe jõudu. Proua, ma proovisin rääkida neutraalse kolmanda osapoolega. Kui me juba sekkume, siis sina... Ja teie kasutate lihtsalt jõudu. Jõudu selle peatamiseks. Olgu. Nii et asi on selles... Aga ma lihtsalt üritan kaitsta. Kelle eest? Atših! Me ei olnud. Kõik, mida me kavatsesime teha, oli sulle käerauad panna. See oligi kõik. Me ei kavatsenud sind sel hetkel viia. Me ei viinud sind. See juhtus siis, kui sa lõid mind. Ma ütlen, et ei ole. Sa lõid mind. Ja siis tekkis meil probleem. Sa võtsid mu maha. Sest ma lihtsalt olin seal. Ja mitu korda ma olen sinult küsinud. Ja ma küsisin sinult väga viisakalt. Sa ikka veel olid. Palun pane oma käed selja taha. Palun pane oma käed, nii et sa paned mulle käerauad ja viid mind vanglasse. Ära arva, et sa korrelatsioon aitab mind täielikult. Ma proovisin minna, et küsida. Ja ma ütlesin sulle ametniku, ohutuse huvides pean ma sind ohjeldama. Otsin rahumeelset lahendust sellele. Sa lihtsalt kannatad. Olin küll, mitu korda. Mitu korda ma palusin sind enne, kui sind teiseriga tulistati. Mitu korda ma ütlesin, et palun, see teeb haiget. Palun, anna mulle oma käsi. See teeb haiget. Palun, anna mulle oma käsi. Ja kas sa tegid seda? Ei, sa jätkasid minuga võitlemist. Ma hoidsin lauast kinni. Ja ma ütlesin sulle, lase lahti. See teeb sulle haiget. Palun lõpeta. Palun lõpeta, õige. Aga ma ei tahtnud, et see hullemaks läheks. See ongi see osa, millest sa aru ei saa. Ma ei tahtnud, et see hullemaks läheks. Aga sa ei öelnud sa jätkasid, aga sa ei öelnud seda kunagi. Midagi sellest. Ma ütlesin. Palun, lõpeta. See hakkab haiget tegema. Palun, anna mulle oma käsi. No mis siis? Niikuinii oleks mind ikkagi vangi viidud. Ma ei kavatsenud sind vangi viia enne, kui sa mind jalaga lõid. Ma ei löönud sind jalaga. Jah, sa lõid küll. Ei. Kui sa minuga lifti juures võitlesid, sa pöörasid ringi, sa oleksid peaaegu mulle näkku löönud oma russikaga, aga ma suutsin sellest kõrvale põidata, see jäi kaamerasse. Mul ei olnud. Ma arvan, et ma ei kakenda. Mina olin kuradi kägistus võttes. Ma võitlesin kogu aeg su randmega. Ei hoidnud sind kägistuses, sest keegi kägistas, ma mõtlen. Ma võitlesin. Ei, ma lõin jalaga, see polnud sinu pihta. Ma võitlesin kogu aeg su randmega. Jalea hoidakse Orange'i maakonna vanglas, kuid vabastatakse kautsjoni vastu 2 päeva hiljem. 10. veebruaril 2025 aastal ei tunnistanud Jalea end süüdi talle esitatud süüdistustes. Väidetavalt pidi asi jõudma kohtusse, kuid veebipõhised kohturegistrid näitavad, et tema juhtum on sellest ajast alates suletud. Aitäh, et kuulasite seda Inside the Crime episoodi. Mina olen Elizabeth Milner ja kohtume teiega siin jälle homme uue juhtumiga.